tere hommikust! Hüppan kiirelt laivi ja räägin täna sellest, mis juhtus 75 haardväljakutsega. Et naiselt naisele luban sulle, et siin on võib-olla ka infot, et see 75 haardväljakutse on, eks ju, vaimse võimekuse väljakutse. Kuid need õppetunnid, mis ma selle 16 päevaga sain, võivad olla kasulikud ka sinu ettevõtluse juures ja tõesti, hüppame nagu teemade juurde. Et mul läheb kogu aeg meelest ära lisada need slaidid õigel ajal õigesse kohta. Nii. Nii. Tuleme tagasi siis siia. Naiste teekond. 1. veebruaril alustasin 75 haardväljakutset ja mis juhtus siis 17. päeval, et 16 päeva ma tegin seda väljakutset väga hästi, 17. päeval ma failisin. Ja kuidas siis teha selline tark restart ja kuidas olla rohkem valmis, kui sellega nüüd uuesti pihta hakata, või sina, kes sa oled mõelnud, et ma võiksin selle 75 haardväljakutse läbi teha, ma täna pole veel alustanud, ja kui sa oled alustanud, jäta mulle siia kommentaar, et hei Annika, ma hakkasin ka pihta, siis hullult äge, siis ma saame sind tähistada, sinu kindlameelsust, otsustavust, endasse panustamist. Aga kui sa mõtled selle peale, et Annika, ma kindlasti tahan selle läbi teha, sest ma näen, et see aitab minu elus nii palju edasi, siis igal juhul jäta ka kommentaar, et sa plaanid seda teha. Ütle juba see välja, et see on sinu eesmärk. Ja täna räägingi tegelikult sellest, kuidas naiste kehad ei ole 80 kilogrammiste meeste kehad. Ja mis ma siis selle väljakutse käigus õppisin. Nii et kõigepealt väike meeldetuletus, et mis on siis 75 haardväljakutse. Kui sa kuulad seda laivi täiesti esimest korda, siis mine minu YouTube'i kanalile, vaata sealt mõnda varasemat video, kus sa näed pealkirjas seda 75 haardi. Ma olen vist sellest 2 korral rääkinud. Viimane kord siis ka põhjalikumalt ja pikemalt, kus ma peatusin, mis see siis tähendab, aga sa pead jälgima 5 ranget asja iga päev 75 päeva järjest. Ja niipea, kui sa mingis asjas failid, ei suuda sellest kinni pidada, siis lugemine läheb nulli, algab otsast peale. Ja tegelikult ju võiks öelda, et need eksimused ei ole nüüd ju nii suured, et kas tõesti peab siis nullist alustama. Ei, see ei ole mingisugune fitness väljakutse. Et jah, et kui sa oled nagu mingi, tahad kaalust ainult alla võtta või tahad lihtsalt motivatsiooni saada, siis jah, võib-olla on okei, kui sa nagu nurga ümaramaks lihvid, et tegin mingi vea ja paneme silmad kinni ja lasta olla. Aga see on vaimse südikuse, vastupanu väljakutse. Ja niipea, kui sa paned silma kinni selle eksimuse peale, mis sa teed, siis keda sa petad? Sa petad ainult iseennast. Seega, mul ei olnud mõtet panna silmaklappe pähe, et appi seda juhtunud, vaid võtta see vastutus ja minna edasi. Aga 5 asja, mis sa siis pead iga päev tegema, on see, et sa pead tegema 2 trenni päevas. Ja trenn võib olla lihtsalt ka liikumine, jalutamine, aga vähemalt 1 peaks olema korraga 45 minutit, mitte 42, 43, 44, vaid vähemalt 45 minutit ja 1 neist peab olema väljas, olenevata ilmastikuoludest.
siis sa pead jälgima konkreetset dieeti või toitumiskava, mille sa ise saad valida endale. Sa ei tohi tarbida 75 päeva jooksul alkoholi ja kui sa jälgid ka toitumiskava, siis ei tohi seal olla ka selliseid neid petupäevasid või petueineid või et me tavaliselt väga tihti lubatakse, et vähemalt üks toidukord või siis üks päev, et tegelikult võiks ju lubada endale seda, mis ei ole justkui sinu seal toitumiskavas kirjas. Aga selle vaimse väljakutse põhimõte on see, et ei, neid ei ole. Siis joo 4 gallonit vett, mis on siis seal 3,8 liitrit iga päev järjekindlalt. Pead oma aega planeerima, et sa ära joodud saaks, loe 10 lehekülge raamatut iga päev, mis ei ole ilukirjandus, vaid tõesti on seotud enesearengu ja ettevõtlusega, mis aitab sind elus kuidagi edasi. Ilukirjanduse lugemine on nice to have, aga see ei aita sul olla elus rohkem kui okei. Ja tee iga päev progressive foto, et iga päev ilma eranditeta tee endast foto. Kiire ülevaade. Aga mis siis juhtus, et kui ma täiesti ausalt alustasin 75 hardiga selle väljakutsega, siis ma olin päriselt super motiveeritud. Ma olin nagu nii distsiplineeritud, ma teadsin, mis ma tegema pean ja ma olin valmis nagu minema all in ja neid asju tegema. Ma olin järjepidev, ma olin ju järjepidev olnud 16 päeva tegelikult. Ja ma tegin justkui kõiki asju, tegingi õigesti. Ma jõin, ma liikusin, ma lugesin. Ja need esimesed nädalad ju kõik toimiski. Kõik oligi suurepärane. Ma isegi ütlesin, et issand, kui lihtne see on, et ma olen viimased 1,5 aastat justkui valmistunud selleks. Et see oli nii lihtne. ja siis tuli see 17. päev. 17. veebruar, teisipäev. Ja see oli selline hetk, kus ma nagu tundsin, et mu keha enam ei tule kaasa. Et mul oli juba mitu erinevat päeva olnud väga-väga raske. Ja ma tegin kõik asju ära, ma tegin trenni, ma proovisin toitumist jälgida, jõin vett, aga ometigi oli see tunne, et midagi oli justkui paigast ära. Ja sina, kes sa seda ilmselt kuulad ja vaatad, oled selline ambitsioonikas naine ja sa tead, et kui tuleb selline mõte, et miks? Kas ma olen siis tõesti lais? Kas ma olen siis tõesti nii nõrk? Mis toimub? Miks ma ei suuda? Ja esimene küsimus on sulle, et mis mul viga on? Et sa ei küsi endalt seda, et kas probleem on selles süsteemis, mida sa jälgid, või midagi, mis minu kehas toimub, vaid lihtsalt see esimene mõte on see, et ma pean nüüd rohkem pingutama. Ma pean rohkem tahtejõudu kasutama. Mul on seda motivatsiooni vaja. Ja esimestel päevadel, kui mul see tunne kõik siia tekkis, ma ju proovisingi ja ma surusingi läbi. Ma hoidsin seda tempot, ma tegin täpselt nii, nagu see programm ette nägi, aga mida rohkem ma surusin, seda rohkem hakkas mu keha vastu töötama. Ja siis, mis siis tegelikult juhtus, oli see, et mul oli väga suur, tugev väsimus. Sellel väljakutsel on palju plusse. Üks pluss oli see, et ma võtsin ette ühe koolitusprogrammi, aga see tähendas seda, et ma pean hilja õhtul Ameerika ajatsoonis teiste naistega pidin selliseid rollimänge tegema asju ja mu unetunnid vähenesid. Ehk siis ma magasin vähem, kui ma tavaliselt magan ja mul oli tohutu väsivus sellest, et see unevõlg oli. Et mu keha oleks vajanud rohkem taastumist. Ma ju tegin 2 korda päevas trenni, mis oli lisakoormus, mida ma varem ju tegelikult oma kehale niisugusel määral ei pakkunud. Et jah, see oli seal võib-olla 12 000 sammu päevas, aga nüüd ma ju käisin nagu rohkem nendel päevadel, kui ma 2 korda 45 minutit jalutamas käivan, mu sammude arv tõusis. Ja kogu see viis mind sellele, et mul oli lihtsalt, ma sõin ka korralikult ja jõin palju vett, aga mul tuli selline tohutu nagu selline, nagu kõht oli tühi, nälg oli. Ja see tuli sellest, et ainevahetus kiirenes, aga ma räägin sellest, et kuidas ma selleni jõudsin. Emotsioonid kõikusid,
mitte nüüd nagu mingi metsikult palju, aga omal jahel, omal moel ja tõesti, mu keha sai palju koormust ja lihtsalt ta ei suutnud sellega kaasa tulla ja taastuda. Ja mul oli kohutavalt see asi, et ma ju teen neid asju, mida ma endale luban, siis kui ma luban tujust hoolimata. Et ma lihtsalt nagu sunnin, ma saan hakkama. Ja see oli see koht, väga oluline koht, kus ma pidin aru saama, et ma ei saa süüdistada ju siin oma keha. Et see on see koht, kus ma võtangi täielikult vastutuse, et see on ju minu töö oma enda elu juhina ja ma ei saa suruda oma keha justkui vaikima, vaid ma peangi õppima seda juhtima. Ja kui ma sellest aru sain, siis ma tõesti taipasin midagi täiesti vabastamat, et probleem ei olnud minus, võib-olla. Et probleem oli selles, et mis oli mu strateegia ja tegelik põhjus, mis mind siis viis nii kaugele, et mis ma siis 17. veebruaril tegin, oli see, et ma sõin vastlakuklit. Ma sõin vastlakuklit. Ma veel kirjutasin ise oma abikaasale tol päeval, et hei, kui sa töölt tuled, et käi poest läbi, too lastele vastlakukleid. Ja siis nad ei tahtnud neid vastlakukleid ja siis nad seisid seal laua peal ja siis ma sõin vastlakuklit. Ja see viis mu failimiseni. Väga teadlik otsus, ma vaatasin seda vastlakukleid ja siis ma ikkagi sain, ja kes teab natukene mind, siis ma armastan vastlakukleid. Ja siis tuli, okei, 75 haardväljakutse on läbi, aga mis siis seal taga võiks olla? Ja hakkasin rohkem analüüsima ja mõtlema, et mida teeb naiste tsükkel. Aga enne veel, kui ma sinna juurde hüppan, siis ma näitan seda, et mis tulemused olid selle 16-17 päevaga. Mul see rakendus, ma kiiresti tegin need screenshotid ei võimaldanud seda, et ma ainult 2 nädalat välja võtlen, et te näete natukene kaugemalt, et sealt jaanuarikuust juba. Aga ma tegelikult alustasin ju siin mis see siis on? Veebruari alguses, et kui te seda esmaspäeva 2. veebruarit näete, siis see on see koht siis, kus siis on selle väljakutsega seoses. Ja vahel on mingid imelikud kõikumised. Ilmselt on see koht, kus meie keha, et kas oli mingi rasvasem toit, soolasem toit, kuidas keha seda vett hoiab. Aga üldiselt on ikkagi näha see, et minu lihasmass suurenes. On selle viimase 30 päevaga suurenenud 2,2%. Minu rasvaprotsent on selle võrra vähenenud. Ja kes teab, kui me tegime visioonitahvli harjutus siin grupis, siis üks asi, mis ma tegin, oli see, et ma tahan, et minu rasvaprotsent langeks mingiks kuupäevaks, mis oli juuli vist. Seal 29,9-ni oli see number. Ja tegelikult 30 päevaga see on olnud juba 2,3%, et kui ma tegelikult tahaks ja püsiks ja see oleks minu eesmärk igal juhul. Lihasmass tõusnud ja kaal ka ja siis siin on natukene see tõusu koht, et vastlakuklid ja siis tuli seal muid asju ka, mis ma endale lubasin rohkem. Aga igal juhul kõik töötas, toimis ja mis siis juhtus? Minu tsüklis, naise tsüklis on selline faas nagu luteaalfaas. Ja see tavaliselt menstruatsioonitsükli puhul on päevad seal 15 kuni 28. Et kui naisel on see keskmine menstruatsioonitsükkel 28 päeva, siis see 15 kuni 28 päev on luteaalfaas. Ja mis meie kehas sel hetkel siis toimub, on see, et progesteroon tõuseb. Ja keha justkui läheb kaitsesse. Meie energia langeb ja eriti päevadel, mis on seal 20 kuni 28, et just vahetult enne menstruatsiooni algust, siis meie energia läheb veel madalamaks. Ja meie ainevahetus naistena sellel ajal ka suureneb, kiireneb ja keha põletab rohkem. Ja ka see, et kuidas me mingitest stressiolukordadest, sellest vajadusest rohkem toitu saada, siis ka meie keha taastub sellest oluliselt aeglasemalt. Ja
ja kuigi mul oli imeline plaan 75 päeva järjest nagu teha iga päev samu asju sama energiaga, siis täpselt see sama plaan, mis mul oli, ei võrdu sama tulemusega. Et ma seda väljakutset alustades ei suutnud mõelda nagu selle menstruatsioonitsükli peale ja näha seda naisena. Mina läksin sellele väljakutsesse nagu tõesti see 70-80 kilo kaaluv meesterahvas, kelle emotsioonid, energiatase, hormoonid, kõik on nagu üsna flat, stabiilne. Ja siis meil on naised, kellel käivad tegelikult niimoodi ja ma ei võtnud seda arvesse. Ja probleem ei olnudki otseselt minus ja ma ei süüdista ka oma keha, vaid ma jagangi seda kogemust, kus mina saan märgata, olla teadlik ja võib-olla see on üks asi, kui sina plaanid seda väljakutset teha, sa saad seda ka võtta juba arvesse ja olla teadlikum. Ja võttagi kasutusele kohe algusest peale selle parema strateegia. Aga mis on siis naise tsükli 4 faasi? Ma natuke hästi kiiresti käin ka üle sellest, et mis siis meie naise kehas toimub. Ja kui toimub siis menstruatsioon, see on siis tavaliselt siis menstruatsiooni esimese päevaga algavad siis, eks ju, päevad. Need võivad seal kesta 1-5 päeva. Ja see ongi see aeg, kus meie keha tegelikult vajab puhkust, taastumist. Võib-olla see on see koht, kus ongi emotsioonid on madalad, tahaks kodus teki all olla, nutta ja kui me mõtleme ettevõtluskontekstis ka, et ma pushin, ma teen kogu aeg, ma panen endale eesmärke, ma lähen, siis me naistena, meil ei ole seda energiat, mis on kogu aeg samal tasemel. Meil on nädalad, mis on, ma ei tea, nutunädalad. See ei võrdu sellega, et ma olen iga päev, nagu iga nädal tippvormis. See on erinev. Siis pärast seda tuleb siis follikulaarfaas, päevad siis 6-13. Tõesti, meie energia tõuseb, selline ehitamine algab ja seda võiks kõige rohkem nimetada siis mehelikuks faasiks. Et mehed on kogu aeg selles faasis nagu let's go, kui neil on kõik hästi. Ja me naistena lihtsalt käime neid erinevaid faase läbi. Ja siis on ovulatsioon, seal 14-16 päev, kus me oleme nagu tippenergias, meil on tohutu jõud, nagu eriti äge. Ja siis tuleb see luteaalfaas, kus on siis päevad seal 17-28, kus me lihtsalt tunneme, et energia hakkab järjest väiksemaks minema, kohane hoia. Ja siin on see selline naise energia ei ole lineaarne. Ja see oli üks viga, mida ma tegin, kui ma läksin sellesse väljakutsesse, ma unustasin ära, et mu energiatase ei ole lineaarne. Ma oleks pidanud seda rohkem arvesse võtma, mul oleks palju lihtsam olnud. Endiselt oleks lihtsam olnud. Ehk siis tõesti menstruatsiooni ka nagu see energia läheb nagu kõige madalamale ja siis hakkab vaikselt tõusma ja siis jälle langeb. Ja kui me ettevõtlusest räägime, siis ongi see, et follikulaar ja ovulatsioon on see koht, kus me oleme nagu, meil on tohutult palju energiat, loomingulised ideed, me tunneme ennast ilusana ja seksikana. See võiks olla, kui sa sisu ette salvestad, siis on see aeg, kus sa võiksidki planeerida neid videosid, reels, photoshoot, sest sa oled lihtsalt naiselikult nagu tippvormis. Ja siis need ülejäänud 2 nädalat on pigem see, et mis ma saan teha seal taustal, et kus ma ise ei pea olema väga palju pildis, kus ma ei pea palju panema oma energiat välja, sest ja kui sa suudad oma ettevõtluses ka sellise rütmi tekitada, see tuleb nii mõnusalt ja lihtsamalt. Ja sama on ka see sinu tervise ja heaolu eest hoolitsemine, et oleme endaga ja oma kehaga sõbralikud. Ja ma tahangi öelda, et tark naine ei suru läbi. Sa lihtsalt õpid juhtima oma energiat efektiivsemal ja paremal viisil. Ja
kuidas siis soovitatakse treenida vastavalt siis oma menstruatsioonifaasile ongi see, et nende päevade päevade ajal siis kerge liikumine, siin on jooga, jalutamine, venitus, et sa ei peagi nagu hullult palju suruma. Siis 6-13, et progressi ehitamine, tõesti need jõusaalitreeningud, hiidtreeningud, mingisugused uued liigutused, mida ma õpin, vaatan. Siis see ovulatsiooniaeg, maksimumenergia. See on see koht, kus võib-olla tehakse nagu isiklikke rekordeid, hästi intensiivne on. Ja siis jälle tuleb see aeg, kus meie energia hakkab vähenema. Võtaks mingid lihtsamad asjad, pilates, ujumine, mõõdukas rütm, kergem tempo. Ja see on see koht, kui naised käivad näiteks jõusaali trennis, et meil ei ole 28 päeva järjest sama jõudlust, et samad raskused, samad kordused. Vahel see lihtsalt tähendab seda, et ma teen selle trenni ära. Ja võib-olla ma võtan nagu seda raskust vähemaks, kui mul oli eelmistel päevadel. Ja ma nagu unustasin ka ise selle ära. Ma ikkagi läksin nagu, et pushime, lähme jalutame, lähme teeme, saame kõigega hakkama. Ja mis siis kõige keerulisem oli see, et esiteks, eks ju, koormus oli minu kehale nii palju suurem, mis ma juba niikuinii kasutasin rohkem energiat, aga ka siis luteaalfaasist meie keha tahab rohkem kütust. Ja see võiks olla siin kuni 150-300 kalorit. Et kui sa 75 haardväljakutset tegema hakkad, siis naisena ma ei soovita sul võtta dieedi nagu jälgimise eesmärgilt kalorite arvu, vaid pigem mingisugune toitainete kvaliteet või midagi muud, mitte kalorite hulk. Ja isegi kui ma nagu esimestel päevadel, kus ma tundsin, et tohutu see energiapuudus on, ma kohe lisasin rohkem valku, ma lisasin veidi rasva ja ma tegin mingeid asju, aga kuna ma ei olnud ka midagi ennatlikult teinud, siis mu keha lihtsalt, tal oli tohutu isu selle vastlakukli järgi. Ja see ongi see koht, et kui sul energia langeb, magamatus, siis su isud kasvavad ja sinu tahtejõud langeb. Mida kõike ma oleks võinud teha, et sellele vastlakuklile ei öelda. Ja see on see koht, mis viis minu puhul eesmärgist loobumiseni. Ma valin vastlakuki kui see, et ma jätkan oma 75 haardväljakutset. Ja ma tean ja ma kuulen sind. Nii et jaa. Aga siis üks asi, mis ma veel ei teinud, et ma ei ole eriti nagu toidulisandite ja mingi lisaainete tarbija. Aga vahel, kui elus on selline stressirohkem periood, ma tavaliselt lisan mingisuguseid vitamiine või toidulisandid. Aga praegu 75 haardväljakutse juurde ma tegelikult ei võtnud mitte midagi juurde. Ja see võis ilmselt ka olla põhjus, miks mul see energiatase langeski nii madalaks, et mul oli nii lihtne öelda jah sellele vastlakuklile. Aga siin on tõesti, et menstruatsiooni ajal võiks võtta juurde raudanaised, et see võiks ju veri, raud, B12, C-vitamiini, siis folikulaarvaasis B-vitamiini, kreatiini, omega 3 ja siis elektrolyt ja nii edasi, eks ju, magneesiumit ja muud asju. Mis ma olen enda puhul ikkagi märganud, näiteks just see omega 3 või mingi kalamaksaõli või midagi sellist, et kui ma seda tarbin, siis on ka see koht, kus minu hormoonid on ka natukene rohkem tasakaalus ja stabiilsemad ja ongi lihtsam nende raskete, keeruliste asjadega ka hakkama saada. Aga see toidulisandid on siin lihtsalt üldine. Loomulikult konsulteeri oma arstiga kõigepealt, aga minu plaan kindlasti on see, et kui ma nüüd võtan selle uuesti ette, siis ma mõtlen läbi ka selle, et mis toidulisandid ma oma päeva lisan, sest ka see Andy Frisella raamatust, ta soovitab ka ikkagi neid toidulisandeid juurde võtta, sest su keha on ta ei ole nagu tava, see on ikkagi nagu sa paned ta väljakutsele. Ta peab pingutama. Nii et jaa. Ja ma ütleksin, et see päev 17. päev, vastlapäev, et see ei olnud kindlasti mitte mingil juhul läbikukkumine. Et see on lihtsalt info, andmed, mida ma sain siis võtta sellest
16 eelmisest päevast ja siis eriti need viimased päevad, mis viisid selleni, et ma lihtsalt ei jõudnud sellele vastlakuklile ei öelda. Et see on lihtsalt infoandmed. Ja see on see koht, kui ma nüüd ikkagi planeerin seda väljakutset uuesti teha, mul on see info, et 75 päeva naise puhul tähendab seda, et me läbime 3 tsüklit. Ja see tähendab seda, et selles 3 tsüklis, eks ju, 1 tsükkel korraga, meil on 14 päeva, kus meil on kerge, kus see väljakutse ongi kerge. Ja 14 päeva, kus see väljakutse on siis raske ja siis see kordub kogu aeg. Ja kui ma tean seda päriselt ette, nagu ma teadvustan seda, et see on mind ootamas, siis ma saan minna igasse faasi erineva strateegiaga. Ma saangi rohkem oma keha toetada. Saan talle neid kaloreid sinna juurde lisada. Ma ei pea olema kalorid defitsiidis kõik see aeg, sellepärast, et eesmärk on ju teenida seda vaimset tugevust, et need asjad, mis ma ette võtan, ma need asjad viin ka läbi, ma olen vaimselt tugev. Ja lõpuks on ikkagi see kehakaal niikuinii langeb. Ja mis on siis tegelikult, kui sa täna veel ei ole alustanud selle väljakutsega, aga mõtled, et see võiks olla nagu äge asi, mida proovida, parim stardiaeg on siis see menstruatsiooni järgselt siis see 2-5 päev. Et see on see koht, kus meie energia hakkab juba loomulikult niikuinii sinna tõusma, meie isud stabiliseeruvad ja tõesti selle mingisuguse konkreetse dieedi pidamine on nii palju lihtsam. Meie motivatsioon on lihtsalt juba bioloogiliselt, meie keha toetab seda, on nii palju kõrgem ja need esimesed 2 nädalat tõesti on sinu parimad sõbrad ja aitavad sul selle väljakutsega pihta hakata ja algust teha. Mis siis, kui sa kavatsed sellega alustada või mina kavatsen sellega alustada, ongi see, et esiteks oodata ära mingi oma tsükli reset, et alustada sealt menstruatsiooni järgselt siis 2-5 päev ja kasutada seda aega, kus sa nagu tead seda ettevalmistuseks, et siis need toidulisandid või mingi toit või mõelda läbi oma trennid. Kohe nagu mõeldagi selle peale, et kui see luteaalfaas tuleb, siis ma lisan sinna mingisuguse kaloripuhvri, et mu keha oli lihtsalt võib-olla, ta oligi nii, ma ei osanud arvestada seda, et ma peaksin kuidagi nagu ennetavalt rohkem sööma, et ma olin hoidnud kogu aeg seda ühte joont, et teeme hullu stabiilset ja siis oli crash. Trennidega koha pealt ka, et ma ju lugesin seda raamatut ja mingi pinguta rohkem nagu pane ja siis ma nagu trennide koha pealt ka, mul oligi see sisemine motivatsioon, et ma ebamugavalt pean treenima, et see on ju väljakutse, et selle raames ma ju teen nagu natuke enam. Ja see on see koht, kus otsustada oma standardid. Et kas ma nüüd lähen, kas ma nüüd teen. Mina olen see inimene. Ja mõtle ka selle peale, miks sina seda teed. No, minu suveks vormi võiks olla sellele väga ilus slogan, aga eelkõige ongi see, et ma ju tahan seda enda vaimset vastupanu treenida, et mis iganes tuleb, ma tean, et ma saan hakkama. Ja see on tõesti, kui ma räägin sinu oma elus ka sellest, see ongi see tohutu isikliku vastutuse võtmine, et sina vastutad selle eest, kus sa täna oma elus oled, milliseid tulemusi sina saad, mitte keegi teine, sina. Ja selles suhtes ongi see väljakutse nagu nii äge. Seal oli palju lisaasju, eks ju, kaal langes, rasvaprotsent langes, lihasmass tõusis, lugesin rohkem raamatuid, aga eelkõige ongi see, et miks sina seda teed. Ja ära vaidle oma kehaga. Mina vaidlesin oma kehaga. Ma nagu see bitch voice ja boss voice mu peas töötasid. Ja see oli see koht, kus ma olin nii väsinud. Mu kõht oli ju täis, ma olin söönud, aga mul oli tohutu see isu
ja see oli see koht, kus oli nii lihtne öelda, et ära vaidle oma kehaga, võtame selle vastu kukli. Vaid ole teadlik ja tee oma kehaga koostööd. Ehk siis tõesti 75 haart toimib siis naistele sellisel juhul, ma arvan, kui sa oled tsükliteadlik, sa oled tark, sa oled järjepidev ja sellest on võimalik tohutult palju kasu saada. Minu jaoks tõesti see seal 17. päeval praegu katkes ja see oli nii huvitav, et ikkagi need harjumused ja rutiinid olid mul juba sees. Eile ma ikkagi trenni tegin nii, nagu ma tegin trenni, toitusin ikka, lugesin raamatut, mul eile õhtul ma olin nagu super väsinud endiselt, sest ma ei olnud saanud seda und. Silmad vajusid kinni, ma lihtsalt vaatasin, et mul see 10 lehekülge raamatuid, 10 lehekülge saaks täis, et enne kui ma nagu lugesin neid viimaseid lehekülgi, silmad kinni. Ja täna hommikul mul oli, eks ju, äratuskell ikka 6.15 tilises ja ma mõtlesin, et ma makan täna sisse, vaata, lasen oma kehal natuke puhata, aga ma olin äratuskella jätnud ju. Ja siis, kui see 6.15 helises seal, ma natuke aega istusin voodi, mõtlesin, et ma äkki nüüd makan edasi, aga mu keha oli nii ärgas juba, et ma lihtsalt läksin ja tegin oma selle 45-minutilise jalutuskäigu ikkagi ära. Ja nagu ma jätkan kõike seda, see ongi ju ka eesmärk, aga ma ei pane seda, et ma nüüd kohe uuesti alustan, et ongi vaata, oota see tsükli algusaeg ära ja mul on teiseks asi, mul ongi reis tulemas, et muidu ma enne mõtlesin, et kui äge vaimne väljakutse, kas ma saan hakkama. Nüüd ma mõtlen, et okei, padeva. Maitseme siis neid kohalikke hõrgutusi seal ja ärme ole nii karmid endaga ja oma kehaga. Ja küll ma selle märtsis uuesti ette võtan. Ja sina ka. Et väga tihti me nagu istume paigal ja mõtleme, et ma võiksin asjadega alustada. Ja justkui, et ma olen nagu mingi läbikukkuja, et ma võtsin mingi asja ette ja see nüüd ei töötanud. Stopp! Sa võtad asja ette. Sul on 16 päeva kogemust. Sa liikusid rohkem edasi. Sul on mingisugune info andmed ja järgmine kord. Kui sa uuesti alustad, sa saad hoopis teiselt platvormilt alustada. Sa oled sammu võrra ees. Nii et igal juhul täna, nüüd ja praegu, kelle igane jaoks on mingis valdkonnas õige aeg. Ja let's go. Ole oma ettevõtluses enda vastu sama sõbralik kui ka oma tervise teekonnal. Kuula oma tsüklid, kasuta seda oma plussina. Naistena mängime oma tugevuste peale. Me ei ole mehed, me oleme naised. See on meie naiselik loomulik energia. Kui sa said väärtust sellest videost, pane laika, siis ma tean, et see lisasväärtus andis sulle infot, andis sulle mingisuguse infokillukese. Ja kui sa tead naist, kes peaks ka seda kindlasti kuulma, saada siis videoga temale. Olge ägedad!